tervist, Erlend. Tervitus. Erlend, väga meeldiv. Väga meeldiv. Oled nüüd saabunud siia lühipoolingu-trenni, et teeme sulle siis selgeks sellised põhitõed poolingust. Ja alustame siis kohe siin ühiskasutatest jalanõudest, et poolingusse saali astudes on vaja siis jalanõud ära vahetada. Kus need numbrid on niimoodi? 43, kus 42 on? 42 on siin. Siin. Siis vaatame. Lähme vaatame. Asjad võib siia diivani peale panna. Meil on siis rada 5 ja 6. Alustame sellest, kuidas siis palli valida algus. Et nagu näed, siin on need numbrid peal, see on siis raskus. Aga õigesti siis valitakse pall endal pöidlaugu järgi. Et see pöidlaug peab olema enam-vähem paras. Proovime siis, see on näiteks suur, see pöidlaug. Valime siis. Kas see sellepärast, et kui pöial sisse jääb, siis saab kukkuda sellega? Jaa, see oli ka suur. Et selles mõttes, et kui pöidlaug on liiga väike, siis jah, võib juhtuda õnnet. Kas siis... filmides ei. Ja teistpidi, kui on pöidlaug liiga suur, siis sa pead palli liiga kõvasti kinni hoidma. All right. 20 aastat tagasi mängisid bowlingut siis. See on siis... Äkki rohkem isegi, äkki rohkem. See on siis väga pikk aeg tagasi. Aga okei, võtame siis selle palli kätte. Kasutatakse neid 2 sõrme. Õige. Ei, selle võtame välja. Neid, niimoodi. Ja täna siis teeme ka sinuga niimoodi, et sa alguses näitad mulle enda viskeid selles mõttes workshop stiilis, et siis proovime sulle panna selliseid erinevaid elemente juurde. Et algusest sul ongi siis soendus, nagu sportlastel on, et mõned visked laseme sul lihtsalt ise visata. Kuna ma olin kunagi selle Flintstonesi fänna. Ise, mul oli täpselt sama. See oli minu inspiratsioon. Aga ta Kiki Varukil kuidagi tegi seda. Just. Soendus. Siin ei ole kõiki kurikad vaja maha visata. Lihtsalt lihased soojaks saada. Kindel või? Jaa, absoluutselt. Noh, kuule, soenduse kohta väga hea. Vaata poosi! Nii, aga Erlend, mina ütlen kohe ära, et sinul on eelis teiste mängijatest, sest sina lähed üsnagi rahulikult peale. Kõik tahavad vaata hästi kõvasti rebida, kaob täpsus ära, aga sina oled selles mõttes toimetad niimoodi tasa ja targu, et see bowlingus sobib väga hästi. Minust saab veel sportlane vanas eas. Laseme veel mõned soendusvisked. See sama pall tuli üles juba või? Just, jaa, sama pall. Jaa, absoluutselt. See on elamus bowling. Siin käivad asjad kiirelt. Mine! Väga hästi. Parem? Natuke oli parem, jah. Erlend, räägi, on sinul ka sportlik taust? Oled mõne mingisuguse spordialaga varem tegelenud? Ma tegelen praegu kergelt spordiga. Kodus. Kodus? Kodus, jah. Mul on kodus väike tagasihoidlik jõusaal, aga... Näha, et mehel on sportlik füüsis, siis ilmselge. Jah, tulge bowlingut mängima. No nii. Nii, aga teeme ühe soendusviski. All right. Nüüd läheb ilusti, Tubli. Veel paremini. Väga hästi. Nii, aga alustame siis täna sinu puhul siis sammudest, et bowlingus tehakse 5 sammu. 5 sammu või? Jah, sina tegid praegu 3 sammu. Sa alustasid õige jalaga, vasaku jalaga. Okei. Aga tehakse siis 5, ehk siis esimesed 2 praktiliselt palli liigugi ja siis 3. sammuga hakkad palli liigutama. Paneme jalad näiteks umbes siia. Alustatakse kogu aeg jalad koos. Veel rohkem kokku. Ja, umbes nii. Ja sina hakkad siis vasaku jalaga minema, läheme hästi rahulikult. Nii, 1, 2, 3, 4, 5. Jah, et ütleme nii, et selles mõttes 3. sammuga peaks tulema siis pall alla. Proovime veel ühe korra. See on tantsutrenn või on see bowling? Mõlemad. Varsti tuleb tantsumuusika peale ka. Vaata, nüüd läheb küll sassi. Oota, nüüd võib visata või? Jah, proovime. Võime selle ka koos veel ära teha. Oota, viska nüüd või viska? Jah, nüüd viskad. Ma võin alguses sul rütmi jaoks nagu kaasa tulla. Jah, aga lõpus siis mina peale 2. ja 3. sammu tulen siis eest ära. Nii, ehk siis alustan vasaku jalaga ja 5 sammu. See käsi toetab ka alguses palli. Vaat nii, vaikselt lähme. 1, 2, 3, 4, 5. Kuule, väga tubli. Sa oled kiire õppija. Väga tubli oli. Enne läks palju paremini. No, tulemus tuleb lõpus. Praegu me veel alles lihvime nurkasid. Nii, palun. Lähme veel. 1, 2, 3, 4, 5. Natuke peame varem sulle käe nii-öelda tööle panema. Praegu jäime natuke palli küljaks. Miks mul vasakule läheb kogu aeg? Vasakule läheb sellepärast, et me oleme praegu liiga raja keskel. Tuleme natuke siia vasakule poole algusasukohaga. Mis asja? Oota. Algusasukohaga tuleme natuke siia vasakule poole. Okei. Ja siis ma lähen nagu diagonaalis sinna poole?
Ei, sest lihtsalt praegu sa lõpetad jalgadega liiga paremal. Me tahaks, et sa lõpetad enam-vähem seal keskel, et siis sa saaksid otse nii-öelda keskelt visata. See on nii-öelda otsemängijate põhimõtted. Nii, pall kätte ja siis vaata, seal on nooled on rae peal, neid sihitakse. Ehk siis sinu sihik võiks olla keskmise noole peal. Sealt ta läheb nii-öelda otse üle. Nagu sa nägid, vaata üle keskmise noole ta läinud, läks natuke vasakult poolt. Et jah, nüüd on sinu enda teha. Nüüd on selge. Just, jah. Okei, nüüd saad ise seisvad proovida 5 sammuga. Oot. Sa mäletad ka, kus kohas sa bowlingut käisid mängimas viimati üldsegi? Siis oli ainult üks koht oligi. Siis ma mäletan, jah, Pirital. Ei olnud Pirital, see oli seal Faale majas äkki võis olla. Tselluloosis oli, jah, tselluloosis, just, seal oli keeglisaal oli ka. Just. Mina ise mängisin ka seal, alustasin nii-öelda mängimist. Praegu üle tähtis. Teeme sul niimoodi, et 5 sammu ja jäksid sul ilusti külge. Siis hakkame sihtimisega natuke tegelema. Ma tean küll, mis puudu on. Väike jook. Väike vesi. Et jah, näitan kõrvalt ka, et hästi tähtis on see, et teise sammuga hakkad vaikselt palli ette juba tooma. Praegu oli nii, et sa tegid 3 sammu ära. Okei. Ja just, et see rütm on hästi tähtis. Ma näitan sulle enda vähe viske ette. Näitan muidugi. Visuaalselt võib-olla on natuke lihtsam näha. Teise sammu ajal palli hakkad juba liigutama. Siis see veel oli. Ma olin jumala kindel, et see pall lendab seal. Jah, see on sinu tulevik, kui bowlingutrennis hakkad käima. Aga palun. Nii, lähme, proovime koos. Jah, mina olen 23 aastat bowlingu tegelenud. Umbes siis, kui sa viimati bowlingus mängimas käisid, siis mina hakkasin mängima. Proovime selle straigiga kätte siis saada. Siis on meil linnuke kirjas päeval. Straigi. Vaata nüüd. Natuke kisub vasakule poole. Aga kohe ongi elu selline, et tõmbab vasakule poole kogu aeg. Aga jah, proovime natuke. See järgmine päev teeb käsi? Ütleme nii, et ikka käsi jääb kangeks, kui see ei ole nagu mänginud. Ilmselge, ma juba tunnen. Jaa, et vaata saalipallidel on ka see, et on hästi ümmargused augud. Vaata profipall, nagu mina viskasin, see on täpselt minu käe järgi puuritud ka. Ehk siis ta püsib mul niimoodi käes, et ma ei peagi seda hoidma. Ja, et ma kasutangi nagu, mu käsi on nagu nöör põhimõtteliselt. Et kui saalipalliga tullakse mängima, siis need augud on sellised tehtud, et kõik saaks mängitud. Et sina praegu pead natuke krampis käega seda kinni hoidma. Aga noh, see on saalipalli asi. Kuule, aga sammud on sul väga head, rütm on juba olemas. Ma pean selle rütmi selgeks saama, jah? Ei, rütm on väga hea juba. Natuke liigutan sind ise algusasuga, aga siis proovime äkki saame kohe selle strai kätte. Et juba sul on paar väga head viset juba välja tulnud, et rütm on sul juba olemas. See oligi meil tegelikult täna eesmärk saavutada, et lihtsalt saaks sul sammud paika. Ja siis jah, sihk on jah, raja keskel, keskmine nool seal. Ja samamoodi rahulikult see rütm paika saada. 3, 4, jah. Ikka läheb natuke. Nii, ühe teeme veel, toome natuke veel siia. Natuke kalibreerime veel sind. Me oleme väga lähedal sellele. Vaat nii, tule siia, liigutame veel sind siia poole. Veel, vaat nii. Nüüd anname tuld. 2, 3, 4. Jep, tuleb. Yes, olemas. Tubli. Väga hea. Jah, see ongi. Aitäh teile. Aitäh. Ma tulen siis Eesti meistrivõistlustele. Näeme seal. Nüüd on tehtud. Teeme sulle vindiviske ka ruttu juba selgeks, nii nagu meil tavaks on. Ei, muidugi. Ei, absoluutselt. Et nagu sa näed, ma näitan sulle ühe viske veel ette, et pall keerab paremalt vasakule. See on siis see, et palli tõmbad vindi sisse. Rajad on õlitatud osa peal, siis ta keerab koha peal ja lõpus on pestud ala. Sealt ta siis nagu pöörab. Kohe siis näed ka, kuidas välja näeb. Et nagu näha, lõpus see pall keerab väga järsku. Sulle teeme siis selgeks sellise algajate vindiviske stiili. Pöialt me sisse ei pane. Toetad siia vastu kätt. Okei, nii. Ja nüüd hoiadki põhimõtteliselt kõvera käe peal vastu seda küünarvart siin.
ja kui sa lased palli lahti, see vint tuleb automaatselt pallile sisse. Mingi lükki keemale. Jah. Mingi lükki keemale, see paneb niisuguse vindi praegu. Nii, aga palun, saad proovida. Nii, pöialt sisse ei pane. Toetad vastu, mitte vastu biitsepsit, proovid nagu siin randme peal hoida. Sõrmed hoiad nagu laiali, hoiad nagu peopesa vastas. Jah, ja lihtsalt proovi rahulikult peale minna. Vaatame, kuidas sul see vise välja tuleb. Ja. Väga hea vint. Nii, miks ta praegu ei keeranud? Sest vint oli küll sees, aga vindil peab olema suund. Ehk siis, kui vindil oleks paremalt vasakule suund sees, siis ta keeraks lõpus. Ehk siis, kui sa lased palli lahti lõpus, sa pead andma talle suuna. Nii, ta natuke küljega näitama vinti randmega. Kui sa lased palli lahti, praegu sa lasid täiesti sirgelt taga. Aga nüüd viimase hetke, kui sa oled palli lahti, sa tuled natukene külje pealt lihtsalt. Sain aru. Oot, ma küll... Ja kohe tuleb. Kohe tuleb, no. Oot nüüd. Oled valmis? Kõik on valmis. Nii, lähme. 2, 3, 4. Kuule, Erlend, tubli. Vaata nüüd! Põmm, väga hea, peaaegu straik, tubli. Vaata, pall ilusti keeras. Sa oled vindimängi ka, sa oled juba proff valmis siis. Me ei saa sind Vindimees. Me ei saa nüüd bowlingusaalis sind enam ära lasta. Ei saa. Treenima ei tee. Kogu aeg treenime. Aga Erlend, kuidas sulle tundus bowling? Väga äge. See ei olnud 20 aastat mänginud ja me tegime sulle nüüd otse viske väikse koolitus ja väike vindiviske koolitus ka. Kuidas sulle tundus? Väga äge. Väga äge, no. Siuke tekib selline hasart sisse, et no davai, hakkame siis nüüd siin kõik kõmmutama. Ei, ma soovitan väga äge, väga lahe. See on jumala huvitav mäng, see on tekitab hasarti ja päris äge. Ja ma arvan, et grupis on seda vähe toredam mängida. Jah, sõprade saab käia. Et siin elamus bowlingus on ka võistlused, firmaliigad ja ka nii-öelda edasijuldel erinevad liigad, et kõik on võistluseid kõikidele. Et saab ka lastega võimalus siin mängimas käia, meil on see Spark-süsteem, siin on hästi palju tehnilisi vidined on siin saalis, on väga moodne saal on see. See on, ütleks, et Euroopas üks uhkemaid saale tegelikult tehniliste vidinate poolest. Väga lahe. Väga äge. Aga Erlend, suur aitäh sulle siia tulemast ja edu sulle kõikides tegevustes. Mega äge. Super. Tulge kindlasti. Väga lahe.